Mis sa täna lasteaeda kaasa võtad? Võrke! Lähme nüüd. Nii, kell on vahepeal 10 saanud. Kõnnin siis Pärnu bussijaama. Õues on suht külm. Ja Ketrin juba ootab mind, et ma pean nüüd ruttu minema ka. Ruttu. See fokusseeri ju. Tuleb aega. Ja oleme nüüd ilusti bussis. Me julgesime ka vlogida. Ja esimene plaan on minna sööma. Ja siis teine plaan on siis hotelli jõuda, kuhu me pildistama lähme tänaval. Ühesõnaga, sõidame natuke veel. Jah. Ja küsisin siis soovitusid, kuhu minna sööma täna, eks ju. Siis meil tuli hetkel, oota, mul on siin ainult 4 vastust praegu. Esimene on Ketrinil. Siis kassikohvik pakuti meile, Ülo Bohem ja Tommi grill, mis koht see veel on? Ma arvan, me pigem lähme kuskile Telliskivisse, et noh, see selgub veel. Nii, need on siis meie glamuursed telgitagused, et siin on Ketrin seljakotiga. Näita meil oma kotti ka. Siin on siis kõik fotograafi varustus. Ja nüüd me ootame glamuurselt trammi. Nii, me üritasime leida Naganaga kohvikut, aga me ei leidnud seda ülesse. Me tegelikult leidsime lõpuks, aga see oli kinni. Ja siis me ütlesime Hellhunti, sest see oli lihtsalt kõige lähemalt praegu. Ketrin tellis endale rameni. Siis ta vist, ma ei tea, teeb tähtsaid asju. Asjalikku nägu teeb siin ühe sõnaga. Ma ei ole kindel, kas mulle tegelikult suitsulehe maitseb, aga eks ma proovin järgi. See avokaado mulle meeldib, kodujust mulle meeldib. Mis see on? Spinat või? Ei, see on see lambasalat. Lambasalat või? Tudega. No, siis proovime kohe järgi. No, kas ma saan süüa või? Jah. Ammu kaamera käskele pandu. Nii, me oleme siis hotelli otsingul ja ühesõnaga Ketrin juhatab teed mul seal, et ma ei tea, see peab vist kuhugi see panema. Teine korrus. Proovi, kas hakkab sõitma? Hotelli video, et me lifti sõida, sest me unustasime kaarti. Ühesõnaga, hotell on väga viisakas ja ilus. Fokus. Ja selline, tead, tundub isegi suurem, kui ma arvasin. Hästi vaikselt oleme. Jõuks jõuks. Ja kohe tuleb ruumtuur. Ma arvan. Ilus voodi. Mulle meeldib see sein see. Okei, ruumtuur coming soon. Midagi meeldib see, et ta nagu täiega proovis seda. Mida? Eesti keelt rääkida. Ma huvitav, kus ta siis see tööle tuli niimoodi? Ma ei tea, kolleeg oli nii. Ma tahtsin ka Norrasse tööle minna, aga mõtlesin, ma oskan ainult inglise keelt. Käi ära. Mis see See on see täiega suur ahvelaud, kus sa saab istuda. No, siit tuleb mingi... Loed raamatut alati. Oota, ma ei tohtinud välja ruumtuuri teha, aga ma juba teen peaaegu. Siin on siis meie suur mõnus voodi. See vaade nagu ei ole vist kõige asjalikum. Mulle meeldib see aknalaud. Kas me oleme kordagi hotelli nimega öelnud või? Siin on Lobby Bar. See on siis Von Stackelberg hotell. Ma näitan nüüd kiiresti ära, mis meil siin on siis. Saame vaadata Ketriniga terve õhtu telekat. Mis meil siin on, siis meil on hommikumantlid. Ühesõnaga siin on veekeetja, siis on teed pandud natukene, sussid, no neid meil läheb vaja, siis me lähme pärast basseini või spaasse pildistama. Ja vaatame siis vannitoaga üle. Kõik on väga ilus, väga läikiv. Ketrin oli üllatunud, et siin on isegi mingid asjad kaasa pandud, kuigi minu meelest see on alati hotellides, aga et saame vanni võtta, pesta ennast täitsa. Uskumatu, eks ole. Ja siis sein on väga lahe. Ja mis meil siis veel rohkem ei olegi midagi näidata. Siin on telekas ja veepudeli saime endale. See kindlasti tuleb kasuks, sest et me vett ikka joome. Ja ühesõnaga me jätkame kohe, kui ma olen nüüd valmis sättinud. Ma vaatan, mis ma teha tahan.
Instagrami story'd teeme ka kohe ära. Nämad väiksed ilusad klaasikesed meile. Veini joomiseks. Lähistamiseks. Kuule, hakka ennast sättima. Ma hakkan nüüd sättima ja läheb kiiresti. Tea, kas mul on ripsmed normaalselt või? Ma tulen siis niimoodi. Ma olen vahepeal valmis saanud. Tada! Siin on neil ka ju. Ja siin hakkabki siis meie esimene shoot pihta. Ketrin juba teeb selles suhtes tööd, et ta teeb juba nagu pilte, kus mind ei ole peal. Vaatab ainult, et sa oma kaamerat nagu ära jumbuta. Ja ega mul polegi siin midagi teha, sest Ketrin pildistab siin muid asju. Ma teen siis tuuri nii kaua. Siin ma ei tea, mis on. Aga siin ühesõnaga on siis suke sparu. Ja praegu pole siin kedagi peale meie. Täna on meil siis plaanis teha ujumisshoot ja või noh basseini shoot või see on nagu bassein slash mullivann minu meelest. Ja siis me hiljem teeme vist mingit massaažishooti ja pärast seda Ketrin pildistab veel kedagi, maniküüri või midagi sellist. Ja mina üritan nüüd oma ujumisriideid pildistada üldsegi. Nii et kõigil on nagu kasud sees asjadel. Et ma ei tea, kas ma ronin ka sinna sisse või kas mis siin kõige parem set oleks. Tõin paar saunapeeti ka. Pole kunagi nii külmas saunas käinud või? Mu töö on siin tehtud juba 1 minut ja 40 sekundit. Ketrin tegi siis rasket tööd, kuni ma lamasin massaaži seal laua peal ja... Aga ühesõnaga me praegu lähme tuppa. Naudime natukene puhkust. Mul tulid mingi ripsmed reaalselt lahti seal. Saad tööle või? Ma vaatasin küll peale seda pildistamist vanni minna. Noh, ma siis... Mis ma vahepeal teha võin? See on täiega ilusad trepid ja... Ma räägin, et seal on ilusad pildid tulevad ilmselt. Oota, ma ei ole tegelikult seda veel näitanud oma kaamerale. Ei, see on see tõllapuud, aga siin on see mingi lopipaar ka huvitav, kus see on. Äkki see on see sama, kus me mööda kõndisime, seal oli mingi lett ju. Nii, ma loen nüüd vahepeal ette, mida meile siis soovitatud on. Pakkumisi on erinevaid olnud, et 3,5 pirni, sellest ma pole kunagi kuulnud, ma ei tea, mis koht see on. Et McDonaldsisse me täna jätame vahele ja siis Sushi Plaza on liiga tavaline meie jaoks, minu jaoks. Tai Poh, seda me isegi mõtlesime, et oleks korra võinud minna, sest kõndisime mööda. Aga nüüd me oleme juba nii kaugel, et me just ei viitsi sinna uuesti kõndida. Et ma arvan, mis hääl see on? Kas keegi helistab meid? Halloo? 5/10. No ma ütlen edasi Ketrinale, jah. Palun. 5/10 pead minema appi. Kas te tahate, et ma jõuaks täna kuskile mujale raha? Kuule, aga me saame sealt minibaarist võtta asju niimoodi, et me ostame pärast uue tasemele, mäletada. Mäletame, ükskord ostsime, mis siin on siis Saku kulda, me vist täna ei taha, aina. Ainuke asi, mille me ilmselt poest leiaks, oleks see Red Bull. No Red Bulli ilmselt leiaks ka. Mul on ju fototõestus, et mind masseeris naine. Ta on nii mures. Kuidas ma su kaamera tööle saan? Ta vist keerad siin või? Jaa, tundub loogiline.
nii, siis pilte näeb ilmselt siit. aga ühesõnaga, Ketrin läheb ka pildistama ja ma nagu keeldun riidesse panemast ennast, aga ma kohe vist teen seda siiski. Ketrin, ask me anything. Küsisin Ketrini käest, mida ta Tallinnas pildistab. ma tean, ma lähen varsti siis poodi, siis kui Ketrin teeb tööd. aga kus siin kõige lähem pood on? ma arvan, et vaatame kohe Google Maps'i, kus me asume. siin on alkopood. nüüd ma panen ennast riidesse ausalt. aga ma olen nagu, väsisin sellest pildistamisest ära ja nüüd ma ei jõua enam oma meiki korda teha, ausalt öeldes. tõepoolest on endiselt halb ilm. ma sain vahepeal riide, et nii palju on asjad edenenud siis. ja siis teine tõmbab paljaks ära. Ketrin võttis Senvanni mõnusid. Ketrin võttis Senvanni mõnusid ja mida ma ennem lühidalt näitasin juba teile. ja nüüd me põhimõtteliselt siis natukene vist chatime või midagi sellist. kas hotellis käiakse söömas nagu oma riiete või sa paned need sussid jalga? Tallinnas oli muu sussidega. ma ei mäleta, ma käisin koos sinuga, aga ma ei mäleta seda enam. nüüd ma üritasin oma meigi korda teha, ma ei tea, kas see tegelikult nagu aitas ka. Ketrin on väga imestunud šampoonide kvaliteedis. mu juuksed on imelised. me just enne mõtlesime Ketriniga, et meil on suht sama värvi juuksed, vähemalt pildi peal, aga no päriselus tal on orantsimad. ja mul on ülevalt ainult lillad ja alt on täiesti pruunid, sest ma olen nii palju spaas kloorivees käinud. Nublu! ühesõnaga, me vist tegelikult nüüd sätime, et sööma on. nii, me tulime siis jalutuskäigule ja vaatame siis, kas me jõuame kuhugi. see on iseenesest Balti jaam siin. ja Ketrin juhatab jälle teed. ja ta väga impressed oma juustest praegu, nii et vaadake neid. ei, siitpool. siit. kus sa lähed? Ketrin nüüd väidab, et ta teab, kuhu ta meid viib, nii et siin on Balti jaama toodud.